Tere, mina olen Heidi Kukk, Statistikaameti meediasuhete juht ja tere tulemast tänasele Sotsiaalministeeriumi ja Statistikaameti ühisele pressikonverentsile. Räägime täna siis suhtelise ja absoluutse vaesuse viimastest numbritest. Ja ettekannetega õige pea esinevad siis Statistikaameti juhtivanalüütik Epp Remmelg ja Sotsiaalministeeriumi majandusliku toimetuleku poliitikajuht Kati Nõlvak. Ja teie küsimused on samuti väga oodatud. Palun need postitada ülekande alla kommentaariumisse või saalis olijad siis saavad hiljem ise küsida. Ja ettekannete slaidid ja ülekande salvestuse lisame ka hiljem siis Statistikaameti kodulehele tänase uudise juurde. Aga nüüd head kuulamist ja palun Epp Remmelg. Nii. Tervist siis minu poolt. Olen Epp Remmelg ja juhtivanalüütik rahvastiku ja sotsiaalstatistika osakonnas. Proovime siin selle tehnikaga hakkama saada. Nii, meie sissetulekute ja vaesuse andmed põhinevad siis Eesti sotsiaaluuringul. Eesti sotsiaaluuring on üle-euroopaline uuring, mis toimub meil juba alates 2004. aastast, nii et meil on pikad aegread ja see on isikupõhine uuring. Küsitlusperiood on meil jaanuarist maini. Sellel aastal oli siis jaanuarist maini 2024. Valimis oli meil 7416 leibkonda, kes tõid kaasa siis oma kõiki leibkonna liikmed, nii et kokku oli meid vastajaid kuskil 9500 inimest. Valim on võetud sedasi, et ta on geograafiliselt laiendatav kogu elanikkonnale, kogu Eestile ja me saame vaadata ka andmeid maakonniti. Lisaks uuringu andmetele kasutame me ka registrite andmeid, nii et paljud sissetuleku andmed pärinevad meil Maksuametist, Kaast või Töötukassa registritest. Kui nüüd rääkida siis sissetulekutest, suhtelisest ja absoluutsest vaesusest, siis kuna me need näitajad arvutame terve aasta kohta kokku, siis me saame rääkida praegu 2023. aasta andmetest. Ilmajäetuse puhul me räägime käesolevast aastast. Seks vastamine toimus sellel aastal ja ilmajäetust iga inimene vastas, ilmajäetuse andmed põhimõtteliselt kogusime küsimustikuga. Vaesuse näitajatel on kõige tähtsam see, et me kasutame sissetulekute. Ja sissetulek ei ole meie jaoks ainult palk, vaid sissetulek on kogu sissetulek, mida leibkond saab. See on siis sissetulek palgatööst, sinna juurde me arvutame siirded. Siirded on siis pensionid, igat liiki pensionid, vanaduspension, toitekaotuspension. Sinna tulevad juurde siirete alla ka hüvitised, need on siis kõik peretoetused, kõik haridusega seotud toetused, toimetulekutoetused. Lisaks tulevad sissetulekute juurde, üks komponent on omanditulu, see on siis dividendid, renditulu, mis eraisikud teenivad. Tulu individuaalsest töisest tegevusest, kui on inimesi, kes eraisikuna toodavad midagi ja müüvad. Lisaks siis teistelt leibkondadelt saadud regulaarsed maksed. Elatisraha või siis vanemate toetamine, noorte toetamine. Kogu sissetulekutest me võtame maha siis leibkonna enda poolt teistele leibkondadele makstud regulaarsed maksed ja siis varalt tasutud maksed, näiteks maamaks. Kuna siis Eesti sotsiaaluuring keskendub eelkõige leibkondade sissetuleku jaotusele ja toimetulekule, siis meie jaoks on oluline vaadata leibkonna sissetulekut. Ja selleks on selline mõiste nagu ekvivalent netosissetulek. Ja selle arvestamise siis on mõiste, mille arvutamiseks me kasutame nagu leibkonna koosseisu ja me kasutame tarbimiskaale. Näiteks on üks leibkond, iga leibkond on ta üheliikmeline, vajab ta ikkagi kodu, mööblit, elektrit, tarbib külmutuskappi ja toitu, siis nad jagavad neid kulusid võrdselt. Mitte täpselt võrdselt, vot iga leibkonna liige tarbib mingi osa sellest. Nii et sellest tuleb siis see tarbimiskaalude loogika ja kui meil siin näites on praegult siis 5-liikmeline leibkond, siis esimese inimese, täiskasvanud inimese kaal on 1, kõigi teiste üle 14-aastaste inimeste kaal on 0,5 ja alla 14-aastastel on 0,3. Kui me liidame selle leibkonna kõik sissetulekud kokku,
palgad, toetused ja oletame, et saame siis 20 000 aasta kohta, siis me ei jaga mitte seda 20 000 5-ga, et saada nagu keskmine, vaid me saame leibkonda koosseisu arvestava sissetuleku ehk jagame 2,6-ga. Ja see on siis ekvivalent netosissetulek. Kui me nüüd vaatame Eesti elanike keskmist sissetulekut 23. aastal, siis me näeme siin vasakpoolne tulp, kõrge tulp, et sissetulek, keskmine sissetulek on kasvanud. Keskmine sissetulek inimese kohta oli 1097 eurot. Sissetuleku liigiti saame samuti öelda, et ta kõigis liikides, nii palgatöös, siirete all pensionis ja lastetoetuses kasvas, kuid kasv palgatöös oli protsentuaalselt 8%, siis siirete all näiteks pensionid kasvasid 18% ja lastetoetused lausa 2 korda. See nüüd mõjutab, annab suure mõju meie vaesuse näitajatele. Kui me vaatame maakonniti nüüd keskmist ekvivalent netosissetulekut, siis leibkonna liikme kohta, siis saame öelda, et 23. aastal tõusis Eesti keskmine ekvivalent netosissetulek 1535 eurole. Joonisel tähistab seda roosa joon. Näeme, et üle siis keskmise ulatub ainult 4 maakonda. Tugevalt Harju, Tartu, Hiiu, Rapla. 2 maakonda jäävad napilt allapoole Järva-Pärnu ja ülejäänud on siis tugevalt allapoole keskmist ekvivalent netosissetulekut. Muutustest saame öelda, et kõikides maakondades keskmine ekvivalent netosissetulek kasvas, väiksem oli see Võru, Jõgeva, Ida-Viru ja Saaremaal. Kui me läheme nüüd perede juurde ja siis lastega leibkondade juurde, mis on olnud aastast aastasse kõige haavatavam sihtrühm, siis me näeme samatmoodi siin 23. aasta tulbas, et kõikides lastega peredes 1 lapsega, 2 lapsega, 3 ja enama lapsega leibkondades on keskmine ekvivalent netosissetulek kasvanud. Kõige suurema kasvu on teinud läbi 3 ja enam lapsega leibkonnad. Siin on kollane tulbakene, näitab seda, et nende 23. aasta sissetulek oli 1623 eurot. Võrreldes möödunuga on see kõige suurem kasv võrreldes teiste gruppidega. Kasvu on toimunud ka 2 lapsega leibkondade hulgas, mis on lähenenud juba 1 lapsega leibkondadele, kuid maha on endiselt jäänud üksikvanemaga leibkonnad. Tõus on aga väiksem. Tõusu põhjused on näha siin kohe järgmisel slaidil, kus ma olen lisanud horisontaaljooned. Horisontaaljooned näitavad nüüd meie peretoetusi. Peretoetused on püsinud aastalt kuni 22 aastani suhteliselt muutmatult, kuid 23. aastal näeme, et on tõusnud mitmetes liikides lastetoetused, peretoetused, aga kõige enam tõusis see just lasterikaste perede toetus. 3 ja 6 lastelistel tõusis see 300-lt 650-le ja 7+ lastel tõusis see toetus lausa 400-lt 850-le, mis märgatavalt tõstis siis paljulapseliste perede ekvivalent netosissetulekut ja tõi paljud suhtelisest vaesusest välja. Kui me nüüd vaatame teist gruppi, kes on meil alati sissetulekute poolest madalamal ja haavatumad, just nimelt ekvivalent netosissetuleku poolest, on 1-liikmelised leibkonnad, kes peavad ju ka kõik oma eluks vajalikku muretsema 1 inimese palga eest. Nii, siis sinine tulbakene näitab siin tööealisi. Alla 65-aastaste elanike sissetulekut. Ekvivalent netosissetulekut 6 1 inimese kohta siis oli 1377. See kasvas võrreldes möödunud aastaga 49 euro võrra. Vanemaealiste 65+ netosissetulek kasvas aga rohkem. Kasvas 93 eurot. Jällegi põhjuseks saame siia kollase joone peale suunata. Meie pensionid tõusid vähekene suurema sammuga kui varasematel aastatel. Me näeme, et 23. aastal oli keskmine Eesti vanaduspension 700 eurot. Samas keskmine sissetulek, ekvivalent netosissetulek oli 871 eurot.
väga paljud pensionärid töötavad. Kui me nüüd lähme vaesuse andmete juurde, siis rääkides lahti kõigepealt terminid. Suhteline vaesus ehk sissetuleku vaesus. Suhteline vaesus näitab sissetulekute jaotust riigis ja seda kasutatakse nüüd ebavõrdsuse hindamiseks. Sellist olukord, kui suhteline vaesus väheneb, siis tähendab, et sissetulekud ühtlustuvad kogu ühiskonnas. Sellist olukorda, et suhteline vaesus saabuks 0, ei ole olemas, sellepärast ei ole ühiskonda, kus oleks kõikidel võrdne sissetulek. Ja nagu ma ütlesin, siis meie vaatame nüüd, kuna me vaatame tervikaastat, praegu on 24 alles käimas, seda me vaadata ei saa, nii et siis 20 antud andmed on 23. aasta kohta. Kogu Eesti elanikkonna keskmine ekvivalent sissetulek ehk siis leibkonna liikmelt arvestades, keskmine sissetulek oli 1535 eurot kuus. Mediaan sissetulek oli 1345 eurot. See tähendab seda, et sellest summast rohkem saajaid ja vähem saajaid oli täpselt võrdne kogus inimesi. Ja metoodika üle Euroopa näeb ühtemoodi ette, et suhtelise vaesuse piiriks on siis sellest mediaan ekvivalent netosissetulekust 60%. Ehk 23. aastal oli selleks 807 eurot kuus leibkonna liikme kohta. Ja selliseid inimesi, kes said 807 eurot kuus leibkonna liikme kohta või vähem, oli Eestis 1/5 kogu elanikkonnast, 20,2%. Nende inimeste hulk vähenes, selle möödunud aastal, 22. aastal oli neid inimesi 22,5% elanikkonnast. Siin joonis on toodud lihtsalt meeldetuletuseks, et me kasutame ekvivalent netosissetulekut ja kasutame tarbimiskaale. Täpselt samu, nagu me enne siin tutvustasin. Nii, teine näitaja, kui sellest nüüd metoodikast rääkida, siis on absoluutne vaesus. Ja nüüd absoluutne vaesus näitab tõesti seda osa ühiskonnast, kes ei ole võimelised ennast ära elatama. Ehk nende inimeste ekvivalent netosissetulek on väiksem kui arvestuslik elatusmiinimum. Elatusmiinimumi me korrigeerime iga aasta vastavalt hinnatõusudele ja elatusmiinimum peaks olema siis väiksem summa, millega saab elatud üks inimene, kattes minimaalse toidukorvi, eluaseme ja individuaalse tarbimise kulud. Ja selle summa oli siis 23. aastal oli selleks summaks 338 eurot. Ehk kõik, kellel oli see summa ühe leibkonna liikme kohta väiksem, elavad meil absoluutses vaesuses. Absoluutses vaesuses 23. aastal oli meil 2,7% inimesi ehk 36 400 ligikaudu inimest, see on üks niisugune korralik linnatäis, aga see positiivne on see, et nende hulk vähenes võrreldes möödunud aastaga, 22 aastaga. Siin on toodud võrdluseks, et 22 aasta oli meil tõesti rekordiliselt kõrge, 3,5% absoluutne vaesus. Absoluutse vaesuse me samat moodi arvestame leibkonna koosseisu, kuid siin me kasutame suuremaid kaale kui suhtelise vaesuse puhul. Ehk antud juhul nüüd, kui me liidame kogu selle leibkonna sissetuleku summad kokku, siis me ei jaga seda 2,6 nagu varem, võt antud näite puhul 3,4. Kui me vaatame nüüd neid kahte näitajat, absoluutset vaesust ja suhtelist vaesust piiri muutumist ajas, siis me näeme, et keskmine ekvivalent netosissetulek on tõusnud siis 23. aastal 1535 eurole ja paralleelselt sellega on aja jooksul tõusnud loomulikult mediaan, nüüd siis 1345 ja suhteline vaesus on piir, on tõusnud samatmoodi ja 23. aastas on 807 eurot. See tõus on tulnud viimastel aastatel ühtne, väikse jõnksu on teinud 21. aasta sisse, kus toimus pensioni teise samba väljavõtted. Nii, ja kui me vaatame alumist joont, siis kollane joonekene näitab meil siis absoluutse vaesuse piiri. Ehk see on siis muutunud ajas ja kui ta siin 10-15 aastat praktiliselt oli muutmata, hinnad ei muutunud meil nii palju, siis viimase 2 aastaga me näeme, et
elatusmiinimum on tõusnud, möödunud 22. aastal tõusis ta järsult 70 euro võrra, nüüd siis 35 euro võrra ja on 2023. aastal 338 eurot absoluutse vaesuse piiriks. Kui vaatame neid näitajate muutusi ajas, siis siin on allumine roosa joonekene näitab, kuidas on absoluutne vaesus liikunud, absoluutse vaesuse 2,7% elanikest näitab siis, et 2023. aastal on absoluutses vaesuses. Nende inimeste hulk on vähenenud võrreldes eelmise aastaga, kuid kui me vaatame siia ettepoole, siis ta ei ole vähenenud sellele tasemele, nagu see oli 2, 3 või 4 aastat tagasi. Ülemist joonekest vaadates me näeme, et suhteline vaesus on vähenenud. Suhteline vaesus on üldse viimase 10 aasta jooksul püsinud 20-22% juures, kõikunud üles alla. Ja praegult nüüd siis on ta jõudnud 20,5%, see on siis nibin-nabin nii madalale nagu selle perioodi kõige madalamale. Nii, ja lähme nüüd inimgruppide juurde ühiskonnas. Kui me vaatame vanuse järgi, siis me näeme, et suhteline vaesus tõesti on langenud kõigis vanusegruppides. Kõige enam on seda suhteline vaesus langenud 65 pluss vanusegrupis, olles nüüd 39,4 näha sammuka allapoole ja samuti on ta noorte hulgas langenud. Langenud laste hulgas, langenud 18-24 aastaste noorte hulgas, kuid ei ole muutunud tööealiste hulgas. Siin tuleb jälle meelde tuletada siis, missugustes sissetulekugruppides meil suuremad tõusud olid. Ehk tõusis pensionid, tõusid lastetoetused, aga palgad tõusid vähem. Pensionide ja lastetoetuste tõus on mõjutanud ka absoluutse vaesuse vähenemist laste hulgas ja ka 65 plussi hulgas on kadunud absoluutne vaesus ära. Tänu nüüd siis eelkõige just sellele, et meil tõusis rahvapension praktiliselt samale tasemele kui absoluutne vaesus. Aga lähme leibkonnagruppide juurde. Siis me näeme, et nüüd muidu me oleme siis meie 65 pluss vana inimesed, üksikud vanemad inimesed on kõige suuremas suhtelises vaesuses, et 71% nendest inimestest jäävad siis alla suhtelise vaesuse piiri. See on üks Euroopa üks kõrgemaid. Õnneks on see meil siin langenud ja langenud on ta ütleme niimoodi, et kui vaadates ajas taha, siis on ta langenud mitme aasta madalamale tasemele. See mõju on ka avaldanud pensionärist paaride juures, kus on nüüd suhteline vaesus 22% asemel 14%. Samatmoodi on suhteline vaesus siis jällegi lastega perede hulgas langenud. Suhteline vaesus muidu on kõrgem üksikvanematega perede hulgas. Me näeme ikkagi, et endiselt on 30% üksikvanematest suhtelises vaesuses. Ja 3 lastega perede hulgas on suhteline vaesus kõrgem, kuid seal on samatmoodi see langenud 18%-lt 12%-le. Oluliselt ei ole muutunud suhteline vaesus tööealiste üksikute inimeste hulgas. Korraks hüppas ette juba maakondade pilt, nüüd siis ka see. Meie maakondlik jaotus ei ole võrdne. Et siit me näeme, et on meil maakondi, kus on iga 7. inimene allapoole suhtelise vaesuse piiri ja on maakondi, kus on iga 3. Nii näiteks Ida-Viru ja Lääne-Virus on suhtelise vaesuse määr topelt kõrgem, 2-kordselt kõrgem kui Harju ja Raplamaal. Ulatades siis Ida-Virust 35%-ni elanikkonnast. Ja kui vaadata muutust ajas, siis me näeme, et 23. aastal kasvas, kui igal pool mujal suhteline vaesus vähenes, siis 23. aastal kasvas ta siis pealinnast vaadatuna kaugemates punktides ehk Võrumaal, Saaremaal ja Ida-Virumaal. Need olid siis 23. aasta kohta suhtelise ja absoluutse vaesuse näitajad. Rääkides nüüd ilmajäetusest, siis ilmajäetus
me mõõdame ainult küsimustikuga ja see on nüüd siis 24. aasta andmed ja metoodika on selline, et me küsime oma vastajatelt 13 komponenti. Need on sellised eluks olulised mugavused ja hüved, mida enamasti peetakse kõigile kättesaadavaks. Kui inimene ei saa 5 neist endale lubada, siis ta on ilma jäätuses. Need komponente võib vaadata eraldi ja siis me näeme, et praktiliselt 35% elanikkonnast ei saa endale lubada ettenägematuid kulutusi, mis on 760 eurot või rohkem. 23% elanikkonnast ei saa lubada endale kord aastas nädalas puhkus kodust eemal. See ei ole mitte ainult Eestis, see ei ole mitte ainult välismaal, vaid see on ka Eesti puhkus ja ka RMK matkamajas või sõprade juures. Ja 19,7% inimestest ei saa endale lubada mööbli väljavahetamist. Teised komponendid on väiksemad, kuid neid inimesi, kes neist siin välja toodud komponentidest ei saa endale 5 komponenti lubada, on 7,7% elanikkonnast ehk 104 700 inimest ligikaudu 24. aastal. Nende inimeste arv kasvas võrreldes eelmise aastaga. Siin tähistab nüüd seda muutust ajas väikene hall joonekene. Joonekene on lühike sellepärast, et ilmajäätuse metoodika sellisel kujul on meil kasutusel 2019. aastast. Näeme, et ilmajäätus 24. aastal tõusis. 20 000 inimest umbes tunnetavad ilmajäätust rohkem kui möödunud aastal. Kuid ta on niisugune enam-vähem samal tasemel, mis 19. aastal. Selle joonise me saame öelda, et kõik inimesed, et kui absoluutne vaesus on meil 2,7% 23. aastal, siis ilmajäätust tunnetab tegelikult rohkem inimesi. Ja kõik need, kes on suhtelises vaesuses, ehk siis me näeme 23. aastal 20,5%, ei tunneta ilmajäätust. Vaadates nüüd ilmajäätust leibkonna tüübiti, kas slaid liikus? Hopsti. Siis me saame öelda, et ilmajäätust tunnetavad ikkagi kõige rohkem üksikud leibkonnad, ühe palgateenijad, ühe täiskasvanuga leibkonnad, eelkõige on siis üksikvanemad, 25%, iga 4. üksikpere tunneb ilmajäätust. Ja samuti on ilmajäätus tõusnud ka 3 ja enam lapsega peredes, kuid langenud on ta meie 65+ leibkondades. Kokkuvõttes, suhtelises vaesuses elas 23. aastal 20,2% elanikkonnast ja nende ekvivalent netosissetulek oli väiksem kui 807 eurot. See on vähenes 2,3% punkti võrra võrreldes möödunuga. Nii. Miskipärast see siin edasi, liigub ikka. Suhteline vaesus siis vähenes eelkõige tänu sellele, et tõusid sissetulekud, kuid rohkem sellele, et tõusid protsentuaalselt enam lastetoetused ja pensionid. Absoluutne vaesus oli 23. aastal 2,7% ja nende inimeste sissetulek oli siis alla 338 euro leibkonna liikme kohta ja see vähenes siis 0,8% punkti võrra võrreldes möödunuga, kuid ilmajäätust tunnetas 24. aastal 7,7% ühiskonnast, mis on 1,5% punkti rohkem kui aasta varem. Selle poolest on minult kõik. Aitäh teile! Nii ja tere tulemast ka minu poolt. Mina olen Kati Nõlvak Sotsiaalministeeriumist majandusliku toimetuleku poliitika juht ja esmalt suured tänud Statistikaametile ja kõikidele teistele osapooltele, kes üldse seda Eesti sotsiaaluuringut aitasid läbi viia ja tänu kellele meil tegelikult on selline suurepärane sisend üldse meie poliitika kujundamiseks. Ja kui me mõtleme, mis meid ühiskonnas ees ootab, siis meil on selline põnev demograafiline väljakutse, kus meil ühelt poolt on
vananev elanikkond ja teiselt poolt meil on rahvastiku vähenemine ja me teame, et tegelikult ju heaoluühiskondades suureneb oluliselt sotsiaal- ja tervishoiuteenuste järgi ka nõudlus ja siis tekib omakorda järgmine selline põnev moment, kus me soovime ju, et inimeste heaolu oleks jätkuvalt toetatud, aga me peame sinna juurde vaatama, et ka meie sotsiaalkaitsesüsteemid suudaksid sellele järgi tulla, et meie sotsiaalkaitsesüsteemid oleksid piisavad nii täna, 50, 25 kui ka 50 aasta pärast ja tänu kõikidele nendele erinevatele tulevikuprognoosidele, erinevatele mineviku trendidele otsa vaatamisele kui ka sellele statistikale, mida me sisendiks saame, siis me piiratud ressursside juures saamegi vaadata, et kuhu ja kellele oleks meil esmajärjekorras siis seda ressurssi ja abi suunata vaja. Ja kui selle statistika põhjal, et tegelikult EPP tõi väga hästi ka välja, et suhtelise vaesuse mõjuriteks üheks olid just need samad sotsiaalsed siirded, ühelt poolt nii pensionid kui ka lastetoetused, siis me saamegi selliseid iga-aastaseid natukene uuendamisi teha, aga teenus ise oleks esmalt olemas ja siis on see, et see teenus oleks ka kättesaadav nii rahaliselt, kättesaadav ajaliselt, kättesaadav geograafiliselt. Ja nüüd, kui minna veel sügavamale sisse, siis kes on need lapsed ja pered ja millised leibkonnad on need, kuhu seda abi ja toetust oleks meil nende piiratud ressursside juures kõige rohkem vaja suunata, siis täna me tõhustame siis erivajadustega laste rehabilitatsiooniteenuseid ja ka kasuperede tugiteenuste süsteemi püüame parendada. Ehk siis tänu sellele statistikale saamegi sihitada just nendele teenuseid ja toetusid, kes seda kõige enam ka vajavad. Ja juba korraks mainisime vanemaealisi ja vanemaealiste osas on tõesti aastal 2023 oli meil ju kõige suurem pensionitõus viimase 15 aasta jooksul ja me jätkame nende pensionite indekseerimisega ja olulisel kohal on loomulikult ka meie rahvapension. Ja mis on veel oluline moment, et meil on ju tegelikult keskmine vanaduspension, selle maksuvaba tulu piir on kõrgemal, kui on näiteks tööealisel elanikkonnal. Ja sarnaselt siis lastega ei ole vanemaealiste osas mitte ainult pensionid ja nende indekseerimine oluline, vaid siia juurde ka teenused. Ja viimaste aastate üks olulisemaid reforme on olnud meil ju hooldereform ja tõepoolest ju meil on tänu sellele üle 700 uue hooldekodukoha. Meil on järgmiste aastate jooksul tulemas üle 300 uue hooldekodukoha tänu sellele reformile. Jah, me mööname, et seal reformis on veel parenduskohti, aga see, et me selle sammu üldse astusime, on ülioluline samm ikkagi sinnapoole, et see hooldekodukoht oleks meie eakatele ikkagist oluliselt kättesaadavam, kui ta varem oli. Ja vanemaealistest, kui ma juba alguses korraks rääkisin, et meid tulevikus ootab ees selline põnev demograafiline väljakutse, et meie elanikkond vananeb, siis me peame juba täna tegutsema selle nimel, et meie noored ja tänased tööealised saaksid oma vanaduspõlves heas mõttes hakkama ja saaksid ka elada inimväärset elu. Ja siinkohal ongi meil hästi olulisel kohal pensionitarkus ja selle levitamine. Pensionitarkuse vaatest siis meil oli esmakordselt sel aastal ka pensionitarkuse päev eraldi, käiakse eraldi nõustamas nii grupiviisiliselt kui individuaalselt ja me soovime selles osas tervikuna ühiskonnas siis teadlikkust tõsta, et kui me soovime inimväärsemat pensionit, inimväärsemat vanaduspõlve, siis see on koht, kus me peaks tegema nii riik kui ka inimene ise siis rohkem koostööd. Ja kui me mõtleme pensionisüsteemi peale, siis on ju tegelikult üles ehitatud 3 sambale. Esimene sammas on see, mis on riiklik. Teine sammas on see osa, mis oleneb nüüd meie endi sissetulekutest, aga siin on inimesel siis võimalik natukene ka seda varieerida, et
järgmisest aastast on siis võimalik suunata oma sissetulekutest kas 2, 4 või 6%, aga et see juhtuks järgmisel aastal, tuleb juba sel aastal see avaldus ära teha. Ja nüüd 3. samba puhul see on nüüd see, mida inimene saab ise täielikult siis teha ja sinna on meil ka üsna mitmed sellised tulumaksusoodustusi juurde tehtud. Ehk siis nii indekseerimised, nii teenused kui ka teadlikkuse tõstmine. Üks sihtgrupp, keda eraldi küll ei olnud Statistikaametis slaididel välja toodud, aga me teame tegelikult niimoodi sügavamini nendesse andmetesse minna, on puuetega inimesed. Ja puuetega inimestel on ka keskmisest natukene keerulisem see majanduslik olukord ja ka siin me oleme siis püüdnud natukene sihitada, et puude toetuste osas siis osades kohtades me oleme teinud lihtsalt väikeseid korrigeerimisi, küll aga kui me räägime juba raskest või sügavast puudest, vahetele kas siis lastel või täiskasvanutel, siis seal me oleme teinud ikkagist suuremaid toetuse tõususid ja üks oluline väljaminek, mis puuetega inimestel on erinevad abivahendid ja me oleme ka seda nimekirja nüüd natukene laiendanud, et saaks soodustingimusel neid abivahendeid ja kui seda abivahendit on inimesel vaja, kellel täna veel ei ole puuet tuvastatud või ei ole ka see töövõimet hinnatud, et siis me oleme ka neid piiranguid vähemaks võtnud. Ja vaesusest rääkides just sellest absoluutsest vaesusest, siis absoluutse vaesuse vaatest me teame, et parim kaitse selle vastu on tasuv töö, just nimelt tasuv töö. Ja palgaastmeke vaates siis me ju teame, et kõige kõrgema ja kõige madalama palgaastme vahe on ikkagist meil üle 5-kordne. Ja meil on ju suurepäraselt hea meel, kui tööandjad soovivad rohkem palka maksta. Murekoht on pigem selle alumise pulgaga ja see on see koht, kus ei ole küll otseselt Sotsiaalministeerium, aga tervikuna riik saab meie andmeid, Statistikaameti andmeid siis sisendiks kasutada ja siis läbi partneritega läbirääkimiste teel siis seda alampalga piiri natukene nihutada ülespoole. Aga siiski, kui inimesel näiteks ei ole seda täiskohaga tööd või on mingisugused muud piirangud, mingisugused ka muud kulutused, kui need sotsiaalsed eelnevad turvavõrgud on olnud nii hõredad, et inimesed on siiski langenud sellesse absoluutsesse vaesusse või on kohe sinna langemas, siis on meil toimetuleku toetuse võimalus, neil on võimalik seda taodelda ja toimetuleku toetuse osas siis tegelikult meil on hetkel plaanis siis seda süsteemi kaasajastada ja järgmise aasta kevadel peaks olema siis valitsuse laual siis ka sotsiaalhoolekande seaduse muutmise eelnõu, kus me soovime siis seda süsteemi teha lihtsamaks ja kättesaadavamaks nii toimetuleku toetuse taotlejatele kui ka teiselt poolt vähendada seda bürokraatiat ka sotsiaaltööspetsialistidele endile. Ja me ei paku ainult toetust, me pakume sinna juurde ka toiduabi, et kõik, kes on toimetuleku toetuse saajad, neil on automaatselt võimalik ka toiduabi saada ja isegi siis, kui sa ei ole toimetuleku toetuse saaja. Võib-olla jääb natukene puudu või igal juhul, kui kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööspetsialist on tuvastanud, et sul seda toiduabi oleks vaja, seda on võimalik määrata ja siis meil on 2 liiki, on annetatud toiduabi, millist saab otse inimene kätte ja teistpidi, mis meil on ju täiesti uude lahendus eelmisest aastast on toidukaartide süsteem ehk kord kvartalis kantakse sinna toidukaardi peale teatud summa ja inimestel on võimalik siis inimväärselt ise poest valida talle endale sobivad siis esmatarbekaupasid kui toitu. Ja kui nüüd inimene ongi tõesti langenud sellesse vaesusesse, siis me ei jagada ju ainult toetusi, me püüame teda aidata ka selles osas, et ta oma rahaasjadega ka edaspidi paremini ikkagist hakkama saaks. Ja siin juures tulebki meil appi võlanõustamisteenus. Et see nimi on küll võlanõustamisteenus, aga tegelikult sinna poole saab pöörduda siis, kui sul ei ole veel otseselt võlgasid, küll aga et vaadata üleüldiselt üle, mis seis sul rahadega on, et ennetada võlgade tekkimist.
Ja kui Epp rääkis siin sellest samast elatusmiinimumi metoodikast või absoluutsest vaesusest ja et see baseerub elatusmiinimumi metoodikal, siis mul on siinkohal väga hea meel öelda, et tegelikult me oleme seda metoodikat ka üle vaatamas, sest ma tean, et eelnevatel aastatel on Statistikaamet seda ise ka välja toonud, et see elatusmiinimumi metoodika on tänaseks juba aegunud ja meil on täpselt homme on see tähtaeg siis, kus teadlased ja teadusasutused saavad esitada oma taotluseid, et üheskoos siis nii meie kui Statistikaametiga siis seesama elatusmiinimumi metoodika võtta heas mõttes juppideks lahti, vaadata, millised osised on seal täna jätkuvalt relevantsed, millised osised peaks sinna veel lisama ja loodame, et siis meil tulevad äärmiselt head ja kvaliteetsed pakkumised, et juba mõne aasta pärast saaksime seda absoluutset miinimumi siis vaadata uue metoodika alusel, aga tõesti täna on see hästi algusjärgus, aga sammud on selles osas astutud. Minu poolt suured tänud. Suur tänu ettekandjatele. Küsime mõned küsimused ka. Kas kõigepealt saalis istujatel on kohe küsida midagi ettekandjate käest? Ei ole. Siis võtame mõned küsimused, mis meil ülekande alla tulid. Esiteks, miks on tarbimiskaalud suhtelise ja absoluutse vaesuse puhul erinevad? Ja millise valemi alusel leitakse vaesuspiir või see, mida riik otsustab? Siin ma peaksin nüüd tulema siis nende slaidide juurde tagasi, et kui ma nüüd kuulasin, siis kõigepealt vaesuspiirid me rääkisime üle, kui me nüüd rääkisime suhtelise vaesuse piirist, siis ma kordan seda, et suhtelise vaesuse piir kujuneb meie sissetulekutest, ekvivalent netosissetulekutest. Et kui see on siis 60% mediaan sissetulekust, on suhtelise vaesuse piiriks. Kaalude erinevus, see on nüüd aastaid kasutusel olnud metoodika ja seda see on kokku lepitud metoodika, et suhtelise vaesuse puhul kasutatavad kaalud on täiesti OECD poolt ette antud, seda kasutatakse üle maailma, üle Euroopa ühtemoodi. Ja absoluutse vaesusega puhul on see teadlaste poolt välja arvutatud, et see on kõik see õigemad kaalud. Ja kui ma tohin veel siia Sotsiaalministeeriumi poolt lisada, siis toimetulekutoetuse juures me oleme laste suhtes olnud ikkagist ka heldemad, et kui suhtelises vaesuses on see kaal 0,3 alla 14-aastastel, absoluutses vaesuses 0,5 oli vist. Ja siis toimetulekutoetuses me kasutame samamoodi kaalusid ja laste osas meil on 1,2 ehk siis hindame neid kõrgemalt, et peredel, et nad saaksid natukene suuremat see toetust. Aitäh! Siin on veel üks küsimus selle kohta, et mille alusel te küsitluse valimi koostate, et kas see on igal aastal sama grupp, ehk siis küsija on pisut mures, et kas näiteks töövõime kaotusega või puuetega inimeste lapsevanemate sissetulek ja need, kes kasvatavad peres mitut last, et kas nemad on meil valimis sees? Valim on juhuvalim. Valim on koostatakse erinevate kihtide baasil, ehk oleks meil maakondlikult esindatud kõik maakonnad ja valim koostatakse 14+ aastaste hulgas. See tähendab, et me toome selle vanuse 14+ just sellepärast, et me kaasaksime võimalikult palju ka lastega leibkondi. Et jah, see
valim on tõesti esinduslik, see on välja töötatud metoodikute poolt ja nüüd on ainukene mure on see, et inimesed tõesti ka vastaksid. Ja meil on väga palju probleeme sellega, et just nimelt need leibkonnad, kus on puudega inimesed või toimetuleku piiranguga inimesed, ütlevad, et mida mina vastan, mul ei ole midagi, eks ole. Et vastupidi, iga inimene, kes sinna valimisse satub, toob kaasa, esindab põhimõtteliselt 100 endasugust inimest, see valim on sedasi koostatud. Kas sinna satuvad iga aasta uued inimesed? Vastus on see, et ei, me võtame iga aasta, vastus on selles mõttes jah, et me võtame iga aasta uue valimi. Et me ei küsi kogu aeg sotsiaaluuringuid ühtede ja samade inimeste käest. Tõsi, meil on piirkondi, kuhu võivad sattuda sedasi, et näiteks Hiiumaa, rahvaarv on niivõrd väike, aga kui me tahame ikkagi Hiiumaa kohta teada saada andmeid, siis lihtsalt ja kui sul on väga palju laps, sa võid sinna sattuda lihtsalt oma vanuse ja kõikide näitajate tõttu tihedamini kui Tallinna elanikke. Sellepärast, et meil on vaja võtta nihukene valim Hiiumaalt, et see esindaks kõiki inimgruppe, kõiki inimtüüpe. Aitäh! Sellega said küsimused otsa. Aitäh teile kuulamast, et tuletan meelde, et slaidid lisame ka meil Statistikaameti kodulehel tänase uudise juurde. Aga suur aitäh ettekandjatele ja aitäh kuulamast!